Tere kõigile, me oleme täna Hacienda de Alamos. See on 25 kilomeetri kaugusel merest ja siia põllu peale me hakkame ehitama 15 privaatset villat, 3 magamistoa, 2 vannitoaga ja privaatse basseiniga. 9 villat on müüdud, 6 on veel alles. Ole kiire ja võta minuga ühendust. Siit näed infot ja pilte. Siin Puerto de Mazaronis on selline kohvik, kus sa saad tellida nagu tuubitäis mereande nagu fritüüris tehtud, friikartuleid ja siis igasuguseid erinevaid mingeid snäkke, et see suur hunnik oli 8,50. Oleme käinud sealt mööda, et tuleks siia istuma, aga meil on nagu nii keeruline selle churrogi, sest ta nagu ainult sikutab, ta ei ole nagu üldse paigal, kõik teda häirib, aga me peame proovima. See tundub nii hea. Me näitame teile nüüd kasvatamatut koerajõmsikat, kuidas ei tohiks teha, et kui meie koju tuleme, siis kuidas churro käitub, kui me ukse lahti teeme. Et kõik need õpetused, et ära tee koerast välja ja siis ta ei hüppa ja meil see ei toimi. Vaadake nüüd. Tere! 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 Meie ikka tervitame ja musitame. Joo, 3 tundi üksi olnud kodus. Nii tore. Ja meisi tuli koju. Ja see kestab nüüd umbes 10 minutit. Ja 10 minutit tervitame niimoodi. Aga meil on aega. Hispaanias on aega. Joo. Kus te täna olete siis? Täna me oleme sellises kohas nagu Hacienda de Alamo ja me lähme siia ühe kontoriga tutvuma, kontori tegevusega tutvuma, sest ma tahaksin siia saada uusarendusi. Aga ma olen täiesti üllatunud, seepärast, et see tänav pisikene on ju, 2 kohvikut ja siis siin oli, ma ei tea palju, 5 või 6 kinnisvara ettevõtet või. Osad ei tööta meiega koos, nad ei anna meile komisjoni, aga me töötame nendega, kes annavad. Ja siis meil on nüüd siis umbes poole tunni pärast kohtumine ja me lähme vaatame, mis siin toimub siis. Ja siis paneme ka üles mingeid ägedaid asju. Tegelikult see on päris äge koht, siin on nagu nii palju erinevaid asju ja mis on oluline, siia tuleb juurde 11 000 korterit ja villat kokku. Nii et see väga-väga areneb. Aga vaata, seal on mingisugune asi, vaata, mis see on.
see Hacienda de Alamo on selline piirkond, kus on nagu nii palju erinevat kinnisvara, ehk siin on korterid, siin on townhouse'id, siin on privaatsed villad, siin on uusarendused ja siin on ka äge see, et siin on sellised korterid, kus on sul nagu, sa ostad selle ground floor kortermajas on ju, ja siis sul on privaatne bassein ainult nendel alumistel korrustel. Hinnad on siin natuke kallimad kui mujal, aga see on täiesti turvatud ala, sa saad tõkkepuuga ainult sisse. Sul on see oma kaart, ütleb, miks sa siia lähed ja kõik on olemas nagu juuksur, supermarket, kohvikud, nagu absoluutselt kõik, golfiväljak. Ma näitan golfiväljakut ka ja siin on spa, aga spa ei ole praegu avatud. Nad isegi ei tea, kuna see avatakse. Ja igasugust meelelahutust ja asju on siin, et eestlastele täiesti tundmatu piirkond hetkel veel, aga oleme siis need, kes toob siia ka eestlasi. Et see on väga äge koht, siin on ka lastega peredel võimalik elada ilusti. Täna on väga tähtis päev olnud ja edukad inimesed, kes on kõikides asjades edukad, tähistavad seda Eesti supiga ja Eesti leivaga. No natuke täpsustame. Viimane purk ema saadetud lihaga borschu ja minu tehtud leibadest tegin veel viimasest konsikust küüslauguleibad hapukooranduses. Ja nii me tähistame väga edukat tööpäeva, väga olulise ja tähtsa suur alati ei peagi täis klaas olema. Ja võib ka tühi olla. Ja meie klaasid on alati täis muidu. Mina võtsin ikka magustoitu ka. Selline churro, korvike, pistaatsia, jäätisega ja karamellikastmaga. Aga churrota tuvida teid närvi. Käivad siin tülitamas. Segavad jah, ei lase jäätist süüa. Tegemist on siis mingi huvitava asjaga, nii video läheb emale. Mis sa tegid? Näita siia siis. Siin on avokaado koore sees muna, juust ja vorst. Ja avokaado on siin kodujuustuga. Peedisalat, tomat, röstsaia peal, kodujuustu, avokaado salat. Ja tisu! Okei. No näita, mis sa ostsid? Ma siin lõhna endale. Nii. Giorgio Armani You. Otse potist said nuusutada ja siis valati siia. Nii. See, mis sulle väga meeldib, eks? On hea või? Muidugi. 5 euri maksis. 5 eurot. Ja tegemist on vist ikka sellise, ma ei tea, kas... Vaatame, kui see püsib, siis tuleme ostame mulle ka. Jah. Okei. Tere hommikust. Täna on meil siis teistmoodi hommik. Nüüd tuuakse tööd juba koju ka. Sest kliente järjest tuleb ja üks klient siis andis oma vaiba, et see ära puhastada. Ja meil on siin nii palju ruumi, et me saame seda kodus teha. Ja tubli vaibapuhastaja juba puhastab suurt vaipa. Ja siis saab vaiba ilusti päikse käes ära kuivatada ja kliendile puhta vaiba tagasi viia. Nii see töö siin käib. Päris äge vaip on. Vaatame siis, kui puhtaks saab ja kliendile tagasi viime, kas klient rahule ka jääb.
No kindlasti jah. Head vaatajad, tulge ma näitan teile, millega minu mees eile öösel hakkama sai. Lähme vaatame siis. Võimalik vaid Hispaania moodi. Kuna siis vaata ise ka, mis eile tegid. Ühesõnaga. Meil on siin selline laud. Ja kuidas see siia sattus? Hispaanias on niimoodi, et kui sa paned omal maja ukse taha mööblit, sellist asja, mida saab kas realiseerida, maha müüa või ise kasutada, kõik, mis on inimeste aedade taga, on äravõtmiseks. Ja me käisime eile õhtul väga-väga hilja veel koeraga jalutamas ja siit üle teise maja kolisid meil vist sakslased on, uued inimesed ja nemad tõstsid mööblit aia taha ja meie käisime koeraga jalutamas ja võtsime selle laua kaasa. Ja siis järgmine hommik olid kõik asjad läinud juba, siis tuli täitsa juba furgoon järgi ja viis kõik minema. Seal oli igasugust aiamööblit. Meil oli sellist lauda vaja. Ja siin ongi nii, et kõik, mis on prügikastide kõrval või inimeste aedade taga, siis see on ära jagamiseks. Ei pea ise kuhugi minema. Vaid kui kellelgi on vaja, siis võtab endale ja see on see hõissäil. Me oleme nüüd ka need tegelased. See on laud ju. Keegi tuleb juuksurist. Oi. Vaatame, mis ta räägib. Seal siis on see juuksurisalong, ma kondasin hoopis teiste akende taga. Kui kaunis! Nani? 13 eurot. 13 eurot või? 13 eurot on juuksur. Keeruta. Täiega ilus ju. Midagi. Nii et Haapsalu linnas saab väga odavalt. 13 eurot on juuksur. Muideks, ma kondasin seal ukse taga ja seal ukse taga. Miks? Ma tahtsin emale näidata, kus sa istud, aga ma ei teadnud, et sa seal oled. Nii, selge, edasi. Jah. See on meie uus koduloom. Tervitavad meid. Suvehooaeg algas. Ma ei tea, kas ta on lisanud teil. Aitäh! Olen siis tulnud täna ka natukene ise seiklema mingi rahvusparki. Kodus siis mingisugune 45 kilomeetrit eemal, kuna ühed Inglise kliendid on, keda ma transporditan. Ja nad läksid tegema safarit. Ja ma siis tulen ka vaatan, mis siin põnevat üldse on. Olen siis kohas, mis on kohe selline rahvuspark on siin ja siin on väga populaarne ratturite söökoht, et ümberringi on kõik jalgratturid, kes sõidavad seda teed, et see tee on ikka päris korralik ja nagu ikka väike hamburguesa ja väike cerveza. No nii, väike hommikusöök lõnusöök on tehtud ühes väikses külas. Ja hinnast rääkides siis hamburguesa burger maksis 11 eurot ja väike cerveza 1,50. Et populaarne koht ratturite seas, sellepärast et ratturid sõidavad seda teekonda ja see on päris mägine. Ja mul on natukene siis aeg oodata oma kliente, et eks läheb natuke aega, natuke chillin, võtan päikest ja siia ilmub siis ka hamburguesa pilt, siis näete ka, millised hamburgerid siin Hispaanias on. Et mõned kohad oskavad teha hästi, aga kõige paremad burgerid ikka on need, mis on ise tehtud.
Eelmisel nädalal tulime, ostsime mehele lõhna ja nüüd ostab Pritsik endale lõhna. Ma võtsin selle. Sinu lõhkusid nii hästi peale ja nii hea, et 5 euro eest. Ma võtan endale ka. Ja paneks kõik see silt peale. Gracias. My way. Ma lugesin 10-ni. Tere, mina olen gaasipalloon. Siin on siis kodukandis on see, et meil käib gaasiauto, kes laseb signaali ja me mõtlesime, et tahaks proovida, et kuidas see gaasi vahetamine käib. Aga tundub, et kaugelt on siis signaali kuulda. Vaatame, kas kuskilt auto välja ilmub, et on niimoodi, et tuled tühja ballooniga, tuleb gaasiauto, annad tühja ballooni ja siis vaatame, kui palju see siis maksab. Ja seal on siis teine gaasiballooni ootaja. Ootame. No ma kohe lähen. Värava taga kuskil on. Ei näe veel. No, gaasiauto seal läheb. Ei jõudnud õige ajal. Aga... Nii, tule räägi, kuidas see protsess käis. Mida sa karjud, tšurra? Nii. Balloon vastu. Oota, sa viisid ühe ballooni või? Nii. Ja 19 eurot. 19 või? Päris kallis. Andsid ballooni 19 eurot, aga mis seal siis palku on? Soodsam ei ole, peaks olema. Muidu maksab siis 20 või? Okay. Ma ei tea, no selles mõttes, et ütles mulle. Ma siin 20 ja on söö tagasi. Okei. Siis 19 eurot. Tõstis ju. Aga mõtle, kui palju see. Aasta aega. Me isegi ei tea, millega mida me selle gaasiga kütame. Mis, vett me kütame, aga millist me ei tea. Midagi seal all veel on alles nüüd. Aga parem olla balloon alles. Jah? Okei. Tere hommikut! Täna on siis see päev, kus Eestis oli tulnud 10 sentimeetrine lumi maha. Meie alustame aga siin päevitamist. Kell on 10:30 ja 25 kraadi on juba. Ja meil on siin ka üks töömesilane, kes tõi täna jälle tööd koju. Täna on siis vaja puhastada 2 vaipa. On ju nii? Mis? Jah, tööd toodi koju jälle. Ja. Mis on ainult positiivne, meile väga töö meeldib. Puhastame vaiba ära ja no mina ei puhasta midagi, mees puhastab ja kuivatab ära ja viib õhtul kliendile puhtad vaibad koju tagasi. Ja kuna täna on jälle üks imeline päikseline päev, mis nüüd siin saab täiesti tavaliseks, siis aia, küünarnuki ära. Ojaa. Tšura, mis sa teed seal, ootad naabripoissi või tüdrukut? Me ei tea ikka, kes ta on, tüdruk või poiss. Sa oled see kuningas seal.
et me siis täna, kuna on laupäev, siis me mõtlesime, et teeb tööasjad ära. Mina tegin siin mõne postituse ja siis lähme mere äärde. Käime poes, sest homme on pühapäev, homme on turupäev ja siis puhkame. Me oskame ka puhata. Meil on antud siin soovitusi, et vahepeal peab puhkama ka ja miks me ikka puhkame? Me kogu aeg ka tööd ei tee. Minu tšura. Nii, meile pandi vari. Kui äge. Ikka mega suur. Selle me ka leidsime siit aiast. Mees tegi korda ja väga ilus. Näed, seda saab veel keerata igat pidi. Taas kord üks maja üllatus. Igavene vana kärakas gaasigrill. Ja läks tööle või? Nupud on vist valed pidi pannud. Ostsime gaasipallooni ka ja mõtlesime, et teeks grilli. Meil on see siuke väike seal, millega me oleme teinud. Ja mõtlesime, et see on nii vana ja katkine, et see nagu nii tööle ei lähe, aga läks. Uskumatu. Ta on ikka väga vana ja kole ja töötab. Hispaania ikka üllatab, on ju. Ma panin lihamarinaadi juba, nii et täna saab grillida liha. Jah, me lähme tööle täna. Lähme täna Juklasse, ei, Jeklasse lähme. Lähme täna maja müüma Jeklasse. Tuleb siis perekondlik välja sõit. Pikk päev tuleb. Jah. Muideks, me peame ühe patu lunastama oma fännide ees. Tegime musta huumorit natuke. Räägime loo ära või? See huumor või? Vaadake nüüd on ja mitte, et me näitaks seda sõrme teile, aga meil on sellised sõrmused on ja. Ja kui me panime pildi üles, et meie näpud olid selle lillkapsa peal, sest meil tuli nii lahe mõte. Läksime turule, ostsime kaapsast ja kardulet ja asju ja siis vaatasime, kui ägedad Versace need märgiga sõrmused on ja. Ütleme ka, mis maksid või? Ütle. Oota, ma kohe ütlen. Aga ühesõnaga, et pikk jutt ei läheks pikaks, siis me ei ole abiellunud nagu. Kõik arvasid, et meil olid pulmad ja siis, et me ei kutsunud neid pulma ja siis me salaja abiellusime. No, kuule, abielusõrmus ei ole esiteks keskmises sõrmes ja meile nagu nii meeldisid ja mul ei olnud ühtegi sõrmust siin käes on ja. Ajul pole nagu nii kunagi sõrmused olnud. Ja siis me vaatasime 2 euri tükk ja võtsime ära. Siis mõtlesime, et see on meie tiimi sõrmus nagu. Me oleme üks tiim. Ja need on täiega ilusad. Järgmine kord peaks kõrvarõngad kaitseb ja sellised. Ühesõnaga müsteerium lahendatud. Kui me peaks kunagi abielluma, siis kõik olete pulma oodatud. Aga ma ei tea, kas me abiellume. Ma pole otsustatud veel. Love and marriage. Ja, meil on veel see katseaeg. Alles 3. aasta läheb, nii et me jõuame. Me peame õppima veel 11 tundma natuke. Okei, ühesõnaga, nüüd te teate. Chill.